Jätkuks dokumentaalsaatele Tuuleenergia pohmell Saare valla näitel oleme täna taas tulnud Pärnumaale, et teha kuuldavaks veel 2 inimese lood, kes on kogenud elukvaliteedi halvenemist seoses elukoha lähedalt töötava tuuletööstusega. Sel korral on nendeks inimesteks Toomas, kes elab Sopi-Tootsi tuugenipargist umbes 6 kilomeetri kaugusel, ja Robert, kes elab Virtsu kandis lähimast tuugenist umbes 20 kilomeetri kaugusel. Seega üks käesoleva saate eesmärkidest on näidata, et tuugenite poolt põhjustatud häiringud ei piirdu ainult Saarde vallaga, vaid on ilmnenud ka mujal Eestis teiste tuugeniparkide läheduses. Sopi-Tootsi tuugenipark on hetkel Baltikumi suurim, koosnedes 38 tuugenist võimsusega 6,5 kuni 6,7 megavatti. Esimesed 3 tuugenit hakkasid töötama 2024 aasta augustis, kõik 38 tuugenit, aga sama aasta detsembri alguses, kuid mitte veel täisvõimsusel. Virtsu lähistel on rajatud mitu tuugeniparki kokku üle 20 tuugeniga, mille võimsus varieerub 0,6 kuni 2,3 megavatti vahel. Salvestuse alguses on palju juttu saateosaliste elust enne tuugenite püstitamist, lootuses edastada vaatajatele ettekujutust sellest, millist drastilist muutust võib tuua tuuletööstuse kerkimine elukoha lähedal. Kõikide hetkel Eestis kavandatud tuuleparkide arenduste realiseerimisel võib paraku sarnane kogemus oodata ees paljusid Eesti peresid, kes on valinud maalähedast elu keset looduse vaikust ja rahu. Käesolev dokumentaalsaade on valminud kodaniku omaalgatusel ja omal kulul, ilma sponsorite abita. Me ei ole professionaalid ega pole seotud ühegi poliitilise jõuga. Lähtume siirast soovist panna Eesti inimesi mõtlema, kas ikka tasub nii hoogsalt kiirustada tuuleparkide püstitamisega igas Eesti nurgas või hoopis tuleks enne peatuda ja kaaluda kõiki võimalikke sellega kaasnevaid riske. Meie esivanemadki on öelnud, tark ei torma ning 9 korda mõõda, 1 kord lõika. Soovime mõttega kuulamist ja vaatamist. Ehk et oleme täna siis jälle järjekordselt nüüd ühes kohas ja kuulame siis 2 inimese kogemust. Meie ees on siis Toomas ja Robert. Oleme siin varemgi teinud saateid inimestega, oleme saanud kokku inimestega ja just nimelt siis see on seotud siis jällegi nende tuugenitest tulenevate häiringutega ja võib-olla alustame Toomasest, et oleme sina peal ja sina oled elanud siis seal, kus sa elad umbes 13 pluss aastat. Ja kuidas selles mõttes sa leidsite mingi koha, ehitasite üles või kuidas see oli? Ma olen elupõline pärnakas ja lihtsalt sellest linna melust kärast sai nagu kõrini ja tekkis nagu mõte, et läheks maale elama. Ja me käisime hästi palju talukohti läbi. Täiesti erinevad, see ei ole üldse nagu selle koha või piirkonnaga seotud, me vaatasime täiesti erinevatesse piirkondadesse, et väga kaugele ei jääks linnast. Millest ma töötasin linnas tollal aga selle kohaga tekkis kohe mingi niisugune side, et see oli võssa kasvanud, mitu aastat tühjana seisnud, väike teerada oli ainult sisse aetud, et maja ukseni pääseks, vett ei olnud, elektrit ei olnud, 2 traati tuli majja ja 1 pistik oli seinas, aga see oli kõik nagu. Aga tekkis see kodutunne? Tekkis see kodutunne. Ja siis läksid õhtul nagu koju tagasi sinna Pärnusse, siis vaatasid neid pilte ja mõtlesid, et mis asja ma nüüd teen, ega raha ka ei olnud ju. Selles mõttes, et me käisime lihtsalt vaatamas, et kunagi äkki õnnestub. Ja siis ma sõitsin ise üksinda siia veel uuesti tagasi, seda kohta vaatama, ära minna ei taha. Mingi siuke, igas kohas oli midagi, millega nagu vinguda. Mõned kohad olid siuke, et mine koli sisse kohe. Ei ole see. Selle kohaga tekkis kuidagi see klikk ja siuke tõesti kodutunne on vist õige sõna. Ja asi lõppeski sellega, et panime oma korteri müüki ja võtsime pangast laenu ja minu emale-isale ei julgenud sellest üldse alguses rääkida sellepärast, et see maja oli ju nii hullus olukorras, et see tuli põhimõtteliselt kuni seinteni kõik maha lammutada. Ja see sai kõik ära tehtud ja sellest on nüüd möödas. Selle ma tegin kõik ise oma kätega ära
isa käis vahepeal abis ja nüüd viimane sats ma mõtlesin, et ma tahaks nagu elada ka juba, et siis köögis aitasid mul 2 sõpra nagu, kes on ehitusmehed, aga muidu on tehtud kõik täiesti oma kätega. Hoov on tehtud oma kätega korda, uued viljapuaiad, marjavõõsad, isa ehitas mängumaja lastele liivakasti, noh, ja ma ei ole ehitaja, ma ei ole mitte kunagi ehitanud, ma olen kaugel sellest. Internet lahti, otsid, vaatad, on ju, põrandad sai tehtud ise, seinad, alguses ei lammutatud, aga lõpuks läks kiireks, sest korterile tuli kuramuse kähku ostja ja siis mulle öeldi, et nüüd on siuke lugu, et 2 nädala pärast kolib uus inimene teie korterisse. Mul ei olnud põrandaid isegi siis veel, mul olid ainult augud ja laagid seal, et siis ehitasin kähku need põrandad valmis ja on nad siiamaani need ajutised põrandad ja elasime madratsitega põrandal, mööblit ei olnud, elektrit vedasidki sealt kõige kaugemast toast pikendusjuhtmega sinna, kus vaja oli, joogivett tõin kanistritega Pärnust. Ja sai elada täiesti vabalt? Jaa, me elasime mitu aastat niimoodi. Ja ütleme, et Jõest käisin kanistritega pesuvett toomas sealt paari kilomeetri kauguselt ja mingit probleemi, vetsu ei olnud. Kui käima on meie soovi otsas. Aga sellest on nüüd möödas siis 13 aastat? No jah, tähendab, me ostsime ta varem, siis ma hakkasin teda lammutama. Kõik seinad, laed, põrandad, kõik nulliks. Ja 13 aastat tagasi umbes, 13 ja natuke peale on siis see, kui me nüüd kolisime sinna sisse. Siis kui oli nagu hakkas nii-öelda see... Kanist, ma pidasin blogi oma maja ehitamisest, või restaureerimisest, ma ei tea, mis see õige sõna on. Et ma pidasin lausa blogi ja lihtsalt selle mõttega, et äkki kellelgi tuleb veel siuke hullumeelne mõte ja 13 aastat tagasi me elasimegi, mul on mingi blogipostitus, et elust kanistritega vist või mingi siukene umbes pealkiri. Ehk et seda on kuskil veebis võimalik leida, kui keegi tahab, siis täitsa ligi pääseta. Ehk et siis oli hea ja rahulik ja ilus elu. Loomad, loodus, vaikus. Täiesti. Mis juhtus? Sõbrad, kes külas käisid, meil käisid seal, minu sõpruskond on kohati ka siuke natuke teistsugune, et meil käisid Tiibeti meditsiinikeskusest inimesed ja nad ütlesid, et siit ei taha ära minna, teil on nii hea energia siin. Mingi energeetika värk on siis ilmselt seal, midagi on seal hästi. Ehk et mingi hetk siis muutus täiesti totaalselt see asi ja millal see vaikus ja see asi siis ära nii-öelda kadus? Kuidas see hakkas? Jah, et midagi on nagu valesti. See hakkas kuskil, sel hetkel ei osanud seda nagu kohe nagu märgata või niimoodi, aga siis mingil hetkel ma hakkasin natuke ajast tagasi vaatama. Aga see hakkas kuskil seal septembri lõpp, võib-olla oli oktoobri algus, kui hakkasid need esimesed sellised, või ütleme, kui sa said aru, et nagu need probleemid on nagu kuidagi, neid on nagu liiga palju. Ja siis ma hakkasin otsima põhjendusi. No mõtled, september, oktoober, sügisväsimus, võtad D-vitamiini, vaid C-vitamiini, sööd veel tervislikumalt. Mitte midagi ei aita, absoluutselt mitte midagi ei aitanud. Ja siis ma sain aru, et eelmisel talvel ei olnud ju niimoodi, eelmisel sügisel, et üle-eelmisel ka ju. Kui sa hakkas mõtlema, et terve 13 aastat pole olnud siukest asja. Kas see oli ainult sinul või oli kellelgi veel, et oli sul mingit võrdlusmomenti? Abikaasal on samamoodi, jah. Täpselt samamoodi, samadel päevadel selles mõttes, et need nagu kattuvad. Tegelikult on lastel ka, aga lastega on natuke, kui lapsed on väiksed, siis kõiki asju ei saa alati võib-olla niimoodi seostada, aga tegelikult kui on meil, ütleme, raske päev või raske hommik, siis on lapsed ka teistsugused. Millised nad olid need esimesed sümptomid? Kas sa mäletad? Väsimus. Kõige esimene asi oli väsimus, magad, välja ei puhka, sellepärast ma hakkasingi mõtlema just selle sügisväsimuse peale ja niimoodi. Ma mõtlesin, et ma olen harjunud võtma iga sügis juba D-vitamiini, et see on mul tavaline asi nagu ja sööme ka nagu tervislikult. Aga pidev väsimus, ärkad hommikul üles selline tunne, et ma ei ole terve öö otsa maganud.
niisugused uimasus, nõrkus. Ma ütlesin, ma ehitasin oma kätega selle maja üles põhimõtteliselt ja mingid päevad ma hakkasin suvel või kevadel ma hakkasin terrassi ehitama. Ja mõtlesin sügisega valmis saada, no tegelikult ma ei saanudki teda valmis, sest lihtsalt sa teed pool tundi õues midagi tööd ja tunned, et ma tahan tuppa magama minna. Ja see ei ole nagu tavapärane minu puhul. Seda ei ole mitte kunagi varem olnud. On küll, et oled öösel kaua üleval või mingi, ma ei tea, laps on haige, istud lapsega üleval, järgmine päev oled väsinud. Aga see ei ole see on teistmoodi väsimus. Ja siis ma hakkasin nagu otsima põhjuseid. Siis ma avastasin, mina sellest Sopi-Tootsi tuulepargist nagu midagi ei teadnud. Naabervald ju. ei ole meie küll asi. Ja ma nägin, kui neid ehitati ja kogu seda protsessi, kui need tiivikulabasid toodi, ma nägin need konvoid isegi ära, kui need öösiti tulid. Ja siis ma mingil hetkel hakkasin otsima ja guugeldama, siis ma vaatan, et ohoo, aga septembri alguses, septembri esimeses pooles artikkel, Sopi-Tootsi tuulepark andis oma esimese elektrivõrku. Ja siis ma hakkasin nagu ajas tagasi mõtlema, et kuramus on jah umbes sealt ajast. Ega ma kohe ei seostanud neid sellega. Aga siis tulid veel lisaks mingisugused sümptomid, kas olid veel sa räägid, et hakkas nagu hullemaks minema, mis seal siis hullemaks veel läks või kuidas see ütleme see progresseerumine siis nagu välja nägi selle halvaks minemise osas? Nagu eristan enda jaoks, et on nagu kaks asja, et ühte ma ise leidsin enda jaoks, nimetan, et see on nagu elukvaliteedi halvenemine. Et ma ei nimetaks teda terviseprobleemiks nagu selles mõttes ja see ongi see väsimus, magamatus, ärevus, ja need on ka päevad on täiesti erinevad selles mõttes, et mõni päev on kõik korras, täiesti nagu kogu aeg olnud, nagu peab või võiks olla. Mõni päev on see, et lähed õhtul normaalsel ajal magama, ärkad omale tavapärasel kellaajal, vaatad pulsikella, 8 tundi maganud, täiesti väsinud. Nagu ei oleks ööotsa maganud. Mõnikord on see, et see on nüüd see kõige leebem variant. Mõnikord on niimoodi, et terve öö lihtsalt üks selline, nagu oleks see see režiim või see tsükkel paigast ära. Et unel on omad need ju vahelduvad tsüklid. Põhimõtteliselt terve öö vähkred, üks intensiivne unenägu, teine intensiivne unenägu, ärkad 4-5 korda öösel üles poole une pealt. Ei ole luupainajad, ei ole mingid halvad unenäod, aga nad on nagu üliintensiivsed. Ja siis ärkad hommikul üles, siis on täiesti, ma ei oska muud sõna öelda, et siis on täiesti zombi olla. Jõudu ei ole, energiat ei ole, aga võib olla ka niimoodi, et ma ärkan hommikul üles, kõik on korras, nagu peab. Ja poole päeva pealt üks moment tunned, et ei jaksa enam lihtsalt. Tambavada. Aga mingi peavalusid või need? Ja vaata, need on need, mis ma nimetan nüüd nendeks terviseprobleemideks. Et kui ma seda nimetan, nagu, et see on nagu see elukvaliteedi langus. Jah, rikutud elukvaliteet, nimetame nii. Et mul on olnud täiesti tühjast kohast põhjendamatud peavalud. Ma arvan selle, mis ta meil siis on nüüd, oktoober, november, detsember, 3,5 kuud, 4 kuud. Ma arvan, et seda on mul olnud 4, 5, 6 korda. Aga see on niisugune väga spetsiifiline valu. Et ta on siin tagakuklas, kuskil kuni siia pealaeni, et ta kiirgab silmadesse. Ja nagu mul ei ole selliseid peavalusid olnud, mul ei ole üldse nagu peavalusid selles, ma ei saa öelda, et mitte kunagi ei ole peavalu. Aga sellist peavalu ei ole? Ei, sellist ei ole kunagi olnud. See on nagu, ma ei oska öelda, tuumapohmakas. Lihtsalt selle erinevusega, et ei joo. Et kuidas sellega toime tuled? Mul on sahtlis pakk valuvaigisteid ja teine pakk on autos. Mul ei ole kuni siiamaani, ehk siis nüüd kuni selle sügiseni meie peres ei ole olnud mitte ühtegi ravimit, mitte ühtegi medikamenti, mitte ühtegi valuvaigistit. Ma olen läinud valuvaigistit, ma ei tea, pühapäeva hommikul apteeki ostnud sellepärast, et naisel hammas valutas.
aga see, et meil on kodus mingi apteegikapp, kus on valuvaigistid, mul on mingi paramaksrapid, sest need mõjuvad hästi kiiresti. Et see on midagi täiesti uut, mida ei ole mitte kunagi olnud. Ma olen, minu perearst kogu aeg naerab, et minust kuuleb ta ainult siis, kui kuskil jälle mingi kirjutan midagi lehes või et ma käisin, mul oli juhilubasid vaja pikendada. No see on see ilmselt, need on need korrad siis, kui on vaja. Siis ma läksin perearsti juurde ja uus pereõde oli ja vaatab, ütleb, et kuule, et ei ole üle 10 aasta arsti juures käinud või? Ma ei tea, võib-olla tõesti. Pole nagu põhjust. Jah, täiesti puhas leht, selles mõttes, ma ei ole haige. Külmetad ikka või mingi väike gripp või mingi väike köha või seda on ikka. Aga see, et ma nagu haige olen. Viimati ma käisin arsti juures, kui jalaluu vist murtsin, ma ei 20 aastat või rohkem. Ja ta ütles, kuule, teeme, et vanus ka seal, teeme igaks juhuks need analüüsid ära. Ma ütlesin, et ei teeme. Tehti analüüs, sellest on need 1,5 aastat umbes möödas. Tehti analüüsid ära. Ta ütles, et ta ei ole nii tervet testimeest näinud. Ma logisin sinna veel pärast sinna terviseinfosse sisse ja vaatasin, et seal on näidatud, et see miinimumnäitaja ja maksimumnäitaja ja mul istusid kõik näitajad keskel ilusasti. Ideaalne. Jah. Küsis, et kuidas? Ma ütlesin, teed mingit trenni või? Ei tee. Kuidas siin terve siis oled? Ma ütlesin, ma elan maal. Ma teen õues tööd, ma lõhun puid, mul on ahikütte, tassin puid, ma ei tea, iga hommiku selleks, et tööle minna, ma pean 300 meetrit autoni jalutama, sest autokoovi ei pääse, on ju pool osa aastast. Mõnus, äge. Ja mis siis nüüd siis on nagu kõik on nagu hoopis teistpidi, eks ole, alates siis septembrist. Jah, septembri teine pool kuskil, jah. Et oled sa käinud ka arsti juures? Veel ei ole. Aga mul see periood on praegu olnud väga lühikene, aga mul tegelikult varsti ootab ees töötervishoiu arstile minek ja siis ma mõtlesin, et ma huvi pärast laseks uuesti. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga räägin arstiga, et laseks kõik need samad analüüsid. Mul tehti kõik täisanalüüsid, kõik, mis üldse saab teha. Maksad, neerud, ma ei tea, mingid kolesteroolid, veresuhkrud, terve lehekülg oli see. Et lasen uuesti teha. Sest sul on ennem, eks ole, 1,5 aastat ennem, see tähendab, et enne kui tuli tuulepark ja nüüd siis, kui on käibas, et tekib nagu võib-olla võrdlusmoment. Loomulikult me ei saa siin 100% võrdlusmärki panna, aga midagi on siin teistmoodi. Kas sul on veel mingisuguseid asju, näiteid, mida sa saaksid tuua? Loomi on näiteks või ja kuidas see loomadele mõjub? Kuidas on see kuidagi käib nagu? Ma ei tea, vaata, kui ma ütlesin, et see peavalud on näiteks nagu terviseprobleem. Samas see ütelda rikutud elukvaliteet või see ju võib viia nende terviseprobleemideni, et hoiaks, ma ei tea, jumal selle eest on ju, aga et neid või ei ole selles mõttes peale peavalude, mis on niisugused kaootilised. Ma mõtlen 4-5 korda võib-olla on olnud. Seda nõrkust, see, et keset päeva tuleb lihtsalt täiesti mingi loidus ja nõrkus peale, seda on olnud. Aga minul endal on olnud 3 korral selle aja jooksul selline asi, et täiesti, ja see on alati langenud nagu selles mõttes nädalavahetuse peale, mis tähendab seda, et ma olen terve päev kodus. Seda ma pean päevikust avastasin, et need päevad, kui ma olen tööl, ma olen Pärnus tööl ja siis ei ole olnud, on see, kui ma olen terve nädalavahetuse kodus. Ärkad ülesse, vahet ei ole väsinud või kõik on okei. Aga kuskil poole päeva pealt tunned, et niisugune tuba on nagu jahe või niisugune imelik on olla. Palaviku tunne. Kraadid ei ole 36,6. 2 tundi hiljem 39 palavik. Ketrab üles 2, maksimum 3 tunniga. Ja see võtab nii nagu loiuks ja apaatseks. Lähed viskad voodisse pikali. Paar tundi hiljem on kehatemperatuur 36,4. Kõik. Ja täpselt sama asi on mul olnud ühel lapsel ka. Lihtsalt... Just asja varem ei ole kogenud, mitte kunagi. Ja see on nagu minu jaoks, ma tean, mis asi on palavik ja kuidas palavik toimib, et ma olen ise ka nagu nende ravimisasjadega tegelenud, nagu õppinud natuke isegi. Et päev aega laps on rõõmus, peres kedagi haige ei ole, viirus selles mõttes nagu kodus ei ole. Ja keset päeva laps magab mul lõuna, ta on veel selles vanuses. Ärkab üles, rõõmus, kõik, mingi hetk vaatad magab põrandal.
asja, võtad sülle jumala tulini, vaatad 39 pluss palavik. Paned ta voodisse, no las ta siis magab, on ju. Ärkab üles kõik korras. 36,5, 36,6, kõik korras. See on niimoodi... Kui tund, kaks, mis see periood võiks olla? Jaa, 2-3 tundi. Tuleb 2-3 tunniga, läheb 2-3 tunniga. Lapsel on 1 kord olnud, minul on 3 korda, ma suutsin meenutada kindlasti, et on, et võib-olla on 4 korda olnud, 3 kindlasti. Sul on loomi ka? Kassid, koerad. Räägi, kuidas nemad hakkama saavad? Toaloomad teil? Jaa, toaloomad. Toaloomad, kes nagu, koerad käivad õues, aga nad elavad toas. On olnud, nimetame anomaaliaid, mida ka varem ei ole olnud. Koerad on meil, ma ei tea, 6 aastat olnud. Suured koerad, Siberi laika ja Belgia lambakoera segud. Et nüüd 2 või 3 korral on olnud sellist asja, et koerad hakkavad keset ööd, täiesti suvalisel ajal, no see on ikka niisugune 1, 2, 3 ajal öösel, päris öösel, kui nad lapid maas tavaliselt magavad meil seal. Äkki hakkavad mööda köögis on meil närviselt ringi käima, hakkavad urisema, siis hakkavad äkki haukuma, hüppavad kuskile sinna ukse najale püsti, akna najale ja tõesti paaniliselt haukuvad. No mina võin öösel koju tulla näiteks, ma teen ukse lahti, nad reageeri, tulevad sul uimase näoga vastu, liputavad saba. Nad hakkavad, esimene öö, meie magasime ja esimene kord see ehmatas täiesti ära. Ma panin riidesse, ma läksin reaalselt nagu niimoodi ukse vahelt vaatama, et ma mõtlesin, mul on keegi ukse taga. No, siis ma hakkasin mõtlema, et see ei ole loogiline, et sealt, kes viitsib sul sealt 300 meetrit tulla niimoodi. Samas meil käib kohalik traktor, käib nagu lund lahti lükkamas või mitte midagi. Traktor teda poogi, nad ju kuulevad, müriseb ja tuleb vaestul põhtul pimedas juba 8 ajal või mitte midagi ei reageeri. 3 korda on olnud niisugust asja. Ja kuidas lapsed läbi saavad koertega? Kas on tekkinud ka mingisuguseid situatsioone, kus... Lapsed on nendega koos ju kasvanud selles mõttes ja nad on õudselt leebe iseloomuga koerad ja niisugused ma naeran, et mul ei saa sellepärast külla tulla, et nad limsivad sind surnuks. Aga nüüd ühel korral, kui just öösel oli olnud minu arust, ma võin eksida, kas nüüd eelneval ööl või järgneval ööl oli see, kui koerad hüppasid jälle hakkasid haukuma ja niimoodi. Ühel korral on nüüd olnud selline asi, et kõik 3 koera muutusid äkki vastu õhtul närviliseks. Kogu aeg nagu tükkisid õue. Tegelikult meil on konkreetsed kellaajad, mille me õues käime 3 korda päevas. Üks lastest, mingi asi oli põrandal maas. Muidu nad võivad neil seljas elada ja ratsutavad nendega ja võtavad sikutavad mingit rätikut või paberit nendega ja mängivad ühesõnaga. Neil väga meeldib mängida koertel just lastega, nagu hästi hoiavad. Ja laps saaks midagi maast võtma ja koer hakkas urisema. Ma ei ole veel näinud minu koera nii kurjana. Tal oli ikka tige nägu peas. Ma võin talt, ma ei tea, kondi suust ära võtta, ta ei tee midagi, siis ta vaatab üks näoga tanna tagasi. Ja see, ma nagu reaalselt ehmatasin ära, mul ei ole sellist asja olnud. Ja siis ma ütlesin lastele, et kuule, et kui sul on praegu paha tuju, et minge praegu enda tuppa ära. Ja siis ma läksin koera juurde, nagu, kui nad mingit pahandust on teinud või võtan neil nüüd siit lõua alt kinni, nüüd teed. Mitte laksu ei anna, vaid see on see, et mis toimub? Jah, siis ta ammustas mind selle peale käest. Ja pole kunagi ammustanud? Ei. Aga seda on nüüd 1 kord olnud. Aga see ehmatas ikka väga ära, jah. Ja seal jälle täpselt läks mööda mingi 2-3 tundi ja koerad olid täpselt endised. Lapsed elasid seal seljas neil ja see oli mingi selline, ma ei oska nüüd isegi öelda, mingi tunni aja, tund-poolteist, mingi niisugune periood, kus nad olid äkki mingi asja peale ärevad, närvilised. Mingisugune väike ajatsükkel, kus oli ja siis läks jälle normaalseks kõik, siis ei olnud nagu ja siis oli kõik korras, jah. Minul oli kuklasse tunne sees, et ma ei tea, et ärge minge igaks üksi kööki või niimoodi. Aga sa ise ei tundnud, et oleks midagi olnud teistmoodi? Ja sa ei saanud aru, et oleks... Ma ei saanud sel hetkel aru, võib-olla rohkem tead see, et ma olin ehmatanud. Ja siis segab, loomad on ka tundlikumad ilmselt, kui seal midagi on, et nemad tajuvad seda teistmoodi. Niimoodi, aga vaata, aga Robert, sinuga on natukene keerulisem lugu. Kui kaugelt sina oled ja kus kohas
sinu kodu jääb, ütleme siis lähimast tuulikust? Ma nüüd selle pargiga just ei ole seotud, aga ma olen, ütleme, sealt Virtsu kandist ja ega ma ei osanud alguses üldse arvata, et kogu see teema, mis on probleem, et see oleks kuidagi tuulikutega mingitki seost, sest see hakkas, ütleme nii umbes 10 aastat tagasi. No sa tegid ka omale kodu vist rajas, hakkasid kodurada rajama, Jaa. eks ole, ja ehitama ja tegema. Ja et oleks rahulik sest ma elasin enne Jüris ja Jüris on No see on ikka linn, ega. korralikud elamisasjad kõik olemas, aga lihtsalt see tundus juba, et inimesi on liiga palju ja miks siis seal elada, et kas siis maal ei saaks nagu elada ja aga eks seal oli igast muid asju ka vahepeal aga see maaelu on endiselt see, mida ma pean ainuõigeks, et linnaelu nagu vähemalt mulle küll ei sobi või. No see saab olla selline ajutine. Mina mõtlen sama, et linnaelu on ikka pigem selline koht, kus sa käid tööl ja siis kodu on maal. Täitsa nõus. Ja ütleme siis, millal see kodu rajamine sul hakkas, said sa mingil aega nagu ilusti ka, ütleme, vaikuses olla, ikkagi nautida vaikust? Ja, loomulikult, ja. Aga ütleme see, kõik nõuab nagu raha ja ega ei olnud nagu võimalik, ütleme seal Lihula kandis, ütleme, et sa käid seal niimoodi vaikselt tööl sealt natuke ja siis ehitad kõvasti. See ei ole nagu väga võimalik, et kui sa just ei ole seal mingisugune poliitik või ma ei tea, mis on, aga kui sa oled selline töömees tavaline, et siis sa pead käima ikka kaugemal natuke ja ütleme, mul oli selline asi, et me tegelesime siis põhiliselt valtskatuste ehitusega üle Eesti ja ütleme, sellel perioodil sai kuskil 500 valtskatust ehitada üle Eesti, et need on päris palju, et tööd sai kõvasti teha ja pluss siis igasugused muud väiksemad tööd, tuhanded väiksemad tööd, et ütleme, tööd on kõvasti tehtud, aga see oli kõik sihuke nagu liikumine ja ütleme seal kodus ei elanud niimoodi pidevalt, et kuna need tööd olid eemal. Mis aastal see Virtsu park seal algas? Kas sa mäletad, millal see seal käima pandi? 2010 või? Ja see... Sinna aega ta vist jäi või? See võis kuskil niimoodi olla, küll, aga ega ma selles pargis nii väga midagi ei teadnud. Ma nägin, et sinna teeti neid tuuliku tiibasi ka, nagu sagi näeksid, aga ma ei osanud üldse, et sellest võiks mingit probleemi olla või üldse sihukest mõtetki, et tehakse, siis tehakse, et mis seal ikka, et kõik me midagi teeme ja peabki tegema, aga ütleme, siis kui ma ütleme, see oli siis 2013 aastal jäin siis koju, nagu et ütleme, see reisiv töö ära kõik lõpetada ja hoopis teise ala peale, et natuke minna ja et kus oleks siis, ma nagu õppisin seda teist ala pikalt, aga ma ei hakka nendest asjadest siin nagu rääkima, see ei puutu saatesse. Aga siis mingi aeg sai niimoodi kodus olla ja siis hakkas nagu tunda andma niimoodi alguses niimoodi hooti, et ei saa nagu magada ja sihukest müra lainet nagu on tunda ja ma ei saanud absoluutselt aru ja siis ma isegi helistasin valda seal ja nad ütlesid, et ei oska ka öelda, et
milles see on ja milles see oli siis müra, sa kuulsid reaalselt mingit müra või sa tunnetasid mingit või milles kuidas see häiring sinu jaoks no välja nägi? algus ma mõtlesin, et ma lihtsalt kuulen nagu kõrvadega, sest noh, kui sa kuuled midagi, siis sa kuuled, aga sa ei saa aru, et seal on veel mingisugused nipid tegelikult, et see ei olegi nagu tavaline kuulmine ja noh, algus oli jah see, et noh, siuksed pidevad ärkamised või siis ei saa üldse magada, aga see oli nagu niimoodi, et näiteks oli see paar ööd oli siukest hullu ja siis oli nagu vaiksem ja ei olnud nagu kogu aeg see, et oleks niimoodi ühtlaselt, nagu ma ütleks, et praegu on, et ja siis ma vahepeal käisin Jüris magamas, et noh, lihtsalt kui sa Sa lihtsalt pidid minema puhkama siis sealt keskkonnast eemale mingiks ajaks, jah? ja siis ma käisin välivoodiga ka kuskil oma tuttavate juures, ma ütlesin, et noh, läksin välivoodiga õhtul ukse taha, et kas saaks magama tulla, et noh, lihtsalt ei saa. Mis aastatel see oli? No see oli siis 2015, 16. Umbes juba 10 aastat tagasi tegelikult. Ja see oli 10 aastat tagasi, jah. Ja noh, ega mul ei ole nagu sükst, et ma oleks üles kirjutanud seda, aga noh, ma mäletan, et see oli sihuke pidev trall oli selle asjaga ja ütleme, neid vaikseid öid oli nagu vähe, kus üldse mingit jama ei ole saanud nagu magada aga noh, see sai siis selgeks, et sa võisid nagu panna nagu padja pea peale või siis kõrvatrupid, aga see seda et müra nagu ära ei võtnud. Aga siis alguses muidugi ma seostasin seda müra metsade langetamise ja need masinad, need harvesterid, et need tegid sellist müra siis ööd ja päevad ja ma mõtlesin, noh, et see on nendest, aga noh, sest neid lankis ikka oli seal ümbruses aga noh, need said otsa. Aga müra jäi? Aga vot müra jäi alles, mis oli täiesti kummaline, et ma käisin veel vaatamas igal pool, et kas kuskil siis kaugemal võetakse ja see müra nagu siis tuleb, sest kõik läks ju ka lagedaks, et tehti nagu sellist lagedust hästi palju. Aga noh, ma ei osanud nagu mitte millegi ka seda seostada enam tegelikult ja noh, ütleme, kellelegi nagu räägid, siis ta ütleb, äkki see on oma midagi peas viga. Noh, see on ka alati variant, et noh, seda ma ka muidugi mõtlesin, aga noh, see ei olnud nagu siis kogu aeg, et aga kui sa läksid ära sealt, siis teises kohas ei olnud seda edasi, ja siis samamoodi, et selline nagu jõud kaob ära ja siis oligi, et lähen kolmeks päevaks kuskil objektile, huvitav, jõudu on, häike on, et hoopis erinev, sihuke energia on nagu peal, et sellist kummalised asjad, Aga mismoodi siis seal lõpuks, hakkasid ju tekkima mingid ka tervisesümptomid siis või kas selleni sul ka jõudis asi siis? No ütleme... Kui sa tahad nendest rääkida, sa ei pea rääkima. Noh, ega tegelikult ausalt öeldes, ega nagu väga ei taha nagu hädaldada, vaata, et... Ei no ütleme jah, see on nagu jah. Noh, aga neid on neid asju jah, aga vaata, kui sa ei saa magada ööde 5, siis sul tulevad ka muud asjad kõik, jah. Tead igasugu asjad, tead nagu seedimisega ka ja lisaks siis noh, ütleme, see üks asi, mis müra on teinud, et oled nagu voodis pikali ja siis tunned, kus sul hakkab nagu lihtsalt niimoodi halb, nagu rindkere on nagu suruks peale. Jah, nagu surub ja suriseb ja siuke imelik on ja siuke nagu hästi happeliseks nagu läheb, sest noh, ütleme, kehas ongi aluseline happeline ja kui sul on aluseline, siis sul on, kõik on okei.
ja siis noh, niisugust asja on, aga noh, ma ei tahaks jah, nii eriti neid, sest siin teised on ka juba rääkinud ja noh, ma seda juttu on juba nii palju. Ehk et kas see, ütleme, kõrvadesse on ka kuidagi mõjunud selles mõttes, et on läinud, kas kuulmine on läinud kuidagi teistmoodi näiteks ajapikku, kas see on kuidagi, sest noh, ikkagi inimesed, kes on minule rääkinud, on olnud esimene, ütleme, niisuguse põhiline probleem on kõrvadega mingi teema, et neil läheb, kas surve on kõrvades ja kellel läheb see kuulmine hästi teravaks. Et kas sinul on, ütleme, kõrvadega olnud mingisugust sellist nagu ühist nimetajat, nagu teistel on olnud või kõrvadega sul ei ole pigem? No ütleme ka sellised muud sagedused, hürad on hakanud nagu häirima, et mis vanasti ei häirinud, nagu ütleme, et ka see nagu liikluse hüra, et ütleme, et kui sai alguses Jüris käia, siis magamas, seal on maantee on kõrval, siis see ei häirinud üldse, aga siis lõpuks hakkas ka see nagu häirima, et ütleme, neid asju on tulnud juurde, mis häirivad, et mingi suur diiselmootor kuskil, mingi auto müriseb, siis see häirib. Aga kuidas ma siis seoseni jõudsin jah, et millal sa see avastasid siis? Vot see oli nagu jah, et ütleme, ma käisin seal Virtsus siis nende tuulikute juures ja siis oli hämmastav oli see, et seal olen seal tuuliku lähedal ja siis on tunda, et huvitav, see on nii sarnane see müra, et ütleme, see müra, mida ma siis nii-öelda kuulsin, oligi see, et nagu lennuk kogu aeg kas tõuseb või maandub või niisugune. Kogu aeg ühtlane lennuk ja ma olen kuulnud seda, ma tean, mis sa mõtled. Kui kuulaja võib-olla ei tea, et see on selline hääl, mis on selline tunne nagu lennuk, ta kogu aeg nagu kas lendab nagu lendaks, aga ta ära ei lenda, eks. Ta kogu aeg nagu selline ebajarrilik tunne. Mina kirjeldasin seda täpselt samade sõnadega, kui ma käisin esimest korda huvi pärast vaatamas koos poisiga, et kui lähme neid tuulikuid vaatama, siis ma jäin Tootsi sildi juurde seisma. Siis ma tulin autost välja, et tahaks siis nüüd näha seda müra. Oli. Ja täpselt, ja ma kuskile veel panin kirja ja ma kirjeldasin teda, et täpselt see lennuki müra. Ja siis läheb mööda mingi kuu aega ja ma näen Saarde valla videot ja ma vaatan, et nad räägivad samade sõnadega, see lennuki müra. Ja seda on meil kogu aeg praegu ka. Ehk et oled siis sina, Robert, ka arsti juures käinud, selles mõttes, kas arst on registreerinud midagi, see, mis sinul on olnud need probleeme ja mida arst on sellise asja peale öelnud või kostnud, et on sealt ka tulnud nagu, et on aru saadud, milles probleem võiks olla, kui on käidud? Ma vist käisin, ütleme, seal alguses, kui see hakkas, ma ütlen, et ma ei ole kindel, aga ma vist käisin ja mainisin seda arstile, sest ma käisin juhingslubadega ka, sama asi oli, aga sealt mingisugust juttu ei tulnud, et ja ei saagi tulla, sest ega need arst ka ei tea neid asju ja ei oska ka öelda, et sul on mingisugune, kuuled müra, kas arst tahad, see on sellest, ega see arst ei tea ju seda, et arstil on võib-olla omal on nagu sama häda ja aga siis oligi jah see, et kui ma sinna Virtsu tuulikute alla läksin, siis oli tunda sarnast heli, mida ma siis 20 kilomeetri kauguselt kuulen, aga ehk et sinu kodu on 20 kilomeetrit siis sellest, et me räägime tõesti inimesed, kes kuulavad, et vaatavad, et Robert elab 20 kilomeetrit Virtsu tuule tööstuses, siis seal on minule teadaolevalt siis 10 tuugenit 0,3 kuni siis 3 megavatini on tänaseks seal, mis siis töötavad. Need püstitavad erinevatel aegadel. Tundub, et see on rohkem, ma ei ole ka nüüd lugenud neid seal, aga öösel on seal päris hirmutav, kus need lambid on seal otstes ja siis see tiivik vehib seal. Siis käib selline vilkumine, jah? No see selleks on, aga see müra, jah? Aga siis ma veel ka ei osanud 100% öelda, et see sellest on, et ma käisin seal tuuliku all, sest tuuliku all oli, sagedus on nagu erinev, ütleme, et ütleme see, ta on nagu aeglasem, aga
no et hiljem ma sain nagu sellest aru, et loogika on ju see, et seal tuuliku all ma kuulen seda ühte ainust tuulikut nagu ja teised on nagu eemal või noh, ma ei tea, aga see, mis minuni jõuab, see 20 kilomeetri kaugusele, seal ma kuulen seda, kogu seda ansamblit, kogu seda, kõik need kokku ja siis see läheb nagu kiiremaks natuke järelikult, et ütleme, et see, aga kindla peale see oli hästi-hästi sarnane, ütleme see, mida ma jah kuulsin algusest peale, et ütleme jah, isegi selle ühe tuuliku. Aga siis nüüd see aasta mul sattus üks tööots nüüd Virtsu jällegi kilomeeter tuulikust, noh. No see on ikka päris lähedale siis. Ja seal ka see peremees kurdab, et kui ta sinna kolis, et siis tal hakkasid tervisehämad, südamerütmihäired ja vererõhk nii üles kui alla. Ja et kui see vererõhk läheb üles, noh, arst on määranud tabletid, siis võtab neid, mis tõmbavad madalamaks, siis läheb järgmine hetk läheb nii alla, et no lihtsalt üles võtta jälle. Arstid on segaduses, ei saa aru, et mis toimub, vahetas arsti, see ütles, et ära neid tablette üldse kasuta, noh, ütleme, see asi on nii keeruline ka nendele arstidele, et ega see aga siis ütleme siis mina nagu, kui ma läksin sinna nüüd tööle sinna, siis alguses ma peaks ütlema, et ma tundsin isegi seal vähem omal probleemi millegipärast. Kui kodus siis? Jaa, et seal nagu ei olnud minu jaoks üldse nagu midagi väga häda, kuigi seal on õue peale kuulda, see tiibade heli on lihtsalt õue peale, kui tuul on nagu sealt, siis on seal õue peale kuulda, et mees on ise läinud mitu korda vaatama, et kas mingi auto on tulnud nagu õue peale algusaegadel, et lihtsalt sihuke müra on ja noh, ütleme, ma tegin tööd ka kogu aeg ja ütleme, niisugust vaikust nagu ei olnud aga siis eile, see ongi, et täna on just filmimine, eile mul oli see valmis see projekt seal ja siis noh, vaikuse lihtsalt seal oma vahel ja siis oli tuppa tunda sellist suht tugevat müraga niisugust ja tunda, aga mitte kuulda siis, jah, ta nagu oli tunnetatav siis pigem, jah? Ütleme, mul läks see asi niimoodi, ma tunnen, niisugune vibratsioon pressib nagu sulle peale, niisugune ja nagu hästi halb on olla ja ütleme, ma kuulsin ka seal seda müra nii-öelda, aga noh, millega ma kuulen, see on omaette teema, et mitte tavakõrvadega, vaid see on kuidagi teisiti, et see tuleb siit tunnetad siis, sa pigem nagu tunnetad seda ikkagi jah, et see on aga ega sa suurt vahet ei tee, et kui see auto läheb su mööda näiteks, auto läheb mööda, sa kuuled seda müra, aga seal on veel midagi veel, mis häirib nagu teistmoodi. Mis siis edasi sai? Tundsid seda? Eile oli jah see, et ma ütlesin, et ma pean seda jalga laskma teada, et lihtsalt ma tunnen, kuidas see pressib peale, ütleme niimoodi tugevalt, et ütleme jah see, et noh, ma olin seal keskkonnas piisavalt kaua päevi, võib-olla see organism nagu suutis kaitsta, ütleme, selle eest, aga siis eile sai see karikas täis arvatavasti ja eks näeb, kui ma nüüd sinna uuesti veel lähen, et kuidas siis on. Sa pidid lahkuma sealt, sa ei suutnud enam olla, põhimõtteliselt muutus nii välja kannatamatuks. Aga see peremees sai hästi aru, ta on juba noh, sellest minu jutust teinud oma järeldused, et tal on ka selles kõik see tervisejama ja noh, ütleme, noh, ta saab aru sellest,
hästi ja ütleme jah, aga mõni inimene, kes nagu noh, üldse ei tunne neid asju, eks ole, nii ja naa ja ei tea ka, mis see madalsagedus on, mis see infraheli sagedus, mis need üldse on ju, et need ohtlikud on ja kui ta just pikali ei ole ise veel kukkunud, siis võibki öelda, et see ei ole üldse ohtlik, on ju, see on täitsa okei. Aga noh, ütleme, mina nagu tajun seda, et see on tervisele ohtlik ja noh, ütleme ka peangi hoiatama neid inimesi, kes seda ei tunne ise niimoodi, et see ongi nagu kohus lausa, hoiatada neid inimesi. Jah, sellega me oleme siin tegelenud, et siin Saarde valla inimesed, kes on samamoodi hoiatanud ja see on omamoodi sellise ahelreaktsiooni tekitanud, et me oleme päris palju vist siin raputanud seda Eestikest nende inimeste lugudega. Ehk et kas teile jõudis ka mingi hetk siis see tuuleenergia pohmell, see esimene osa siis, et mis hetkel te seda nägite või kuidas see teieni jõudis, see saade? Mina nägin, ma arvan, kuskil 6 aega tagasi äkki. Keegi inimene saatis mulle, et kuule, et kas sa oled, mul on nagu nii palju, ma postitasin oma video, kus ma rääkisin nendest, ma nagu ei julgenud oma nimel nendest asjadest rääkida. Et selles mõttes, et nagu omad põhjused. Et mis sa seal, meil on väike kogukond, kõik teavad kõiki ja mis sa seal Toomas jamad on ju umbes, et mõtled asju välja. Aga mingil hetkel ma tegin selle video tegelikult sellepärast, et ma kirjeldasin oma neid probleeme kuskil. Ja siis hakkab mul äkki tulema sõnumeid, et kuule, et kas sa saad sinna tulla nagu sellest rääkima ja kas sa sinna saad tulla rääkima. Mul ei ole aega. Ja siis mul tuli mõte, et okei, ma räägin selle asja videosse, näidaks seda videot. Ja keegi pärast seda, kui ma selle video olin üles pannud, saatis mulle, et kuule, kas sa Toomas seda oled näinud. Ja siis ma nägin esimest korda seda Saarde videot. Ja see oli minu jaoks šokk, sest mina rääkisin samadest asjadest täpselt samade sõnadega. Mul oli tunne, et need inimesed räägivad minust, mitte endast. Probleemid olid sarnased, ütleme niimoodi laias laastus. Sõnastus oli sama, see lendav lennuk, eks ole. Jumala eest, mind see lennuk hetkel ei häiri. Ma lähen tuppa, ma panen ukse kinni, juumu maja on siis nii hästi ehitatud kunagi seal sajandi alguses, et mina ei kuule tuppa seda müra. Ma mõtlen seda kuuldavat. Ma lähen hommikul kortega õue, mul on juba hasart niimoodi tekkinud. Kuidas siis täna on? Vaatame, kuidas täna on. Et lähed kuskile sellisesse kohta, kus nagu ise oled tuulevarjus. Et tuul ei puhu sul kõrvadesse. Ja siis kuulad niimoodi. Näe, täna jälle lennuk lendab. Aga ma ei kujuta muidugi ette, et praegu, kui nüüd, ma ei tea, kevad-suvi tuleb, kui sa nagu suurema osa ajast oled õues, et kuidas ta siis hakkab nagu mõjutama selles mõttes, et see on häiriv ju. Ega see on jah. Ja Robert, kuidas sina jõudsid selle videoni? Kas sa ju nägid ka seda ilmselt? Ja. Ei, loomulikult nägin. Vaata, ma sattusin selle saate peale YouTube'is, mis oli see. Tuuleenergia pohmell Saarde valla näitel. Ma ei mäleta, mis selle saate pealkiri oli, aga siis ma esimest korda ka siin helistasin ise. Te mõtlete seda saadet, mis me tegime koos Reioga siis, kus oli meil otse saade oli, siis kui te sisse helistasite. Ja, et ma kuidagi imekombel sattusin seda saadet kuulama ja mõtlesin, et huvitav, et esimest korda kuulen, et keegi räägib nendest asjadest, mis on mulle nagu ülisuur, mitte huvi pakkuvad, üldse ei pakuks huvi, aga ülisuur probleem. Need sellised teemad nagu huvi ei pakuks üldse, kui need ei oleks probleemiks, aga siis ma mõtlesin, et ma helistan saatesse. Siis me tegelikult tuttavaks saimegi. Saagu, mis saab, et see on nagu nii suur probleem mulle, et nii õudselt häirib, kui sa ei saa magada ja niimoodi 10 aastat. Ja minu jaoks kuulajad, vaatajad, see oli esimest korda, kui Robert Sõnnas, meie Sõnnas, see oli siis Vox Populi oli selle saate nimi, R33 stuudios.
ja kui Robert ütles, kui kaugel tema elab lähimast tuugenist, siis see tundus alguses uskumatu, aga tolleks hetkeks ma olin juba tegelikult teadlik, kui suure mõjuga võivad need tuugenid olla, siis see oli jah, minu jaoks esimest korda Eestis kuulda, et meil Eestis on juba nii kaugel ja juba nii ammu on see probleem, et et küsimus oli minul endal, et miks sellest siis ei ole varem räägitud. Ja siin ma võib-olla peaks ütlema seda, et tegelikult on Lääneranna on olnud ka ajalehe artikleid, on ka Postimehes kirjeldatud sellest, aga need ei ole nagu kuhugi jõudnud. Et need on kõik leitavad, need on küll juba seal hoiatus on ees, et see on vanem kui 10 aastat on see lugu, eks ole, aga need on olemas, et kas siis, mis siis nüüd teistmoodi on, et miks nüüd siis see Saarde valla asi nagu on läinud niivõrd nagu südamesse inimestele, võib-olla sellepärast, et üle Eesti on plaanis neid parke nüüd rajama hakata, või need ei ole pargid, need on tegelikult, eks ole, niisugused jõujaamad siin. Aga mida te ise arvate, et kuidas nüüd nagu edasi või et oli rahu, Toomas, sinul on see üsna nagu värske kogemus, Robert, sul on nagu kauem olnud, aga mida nagu edasi peaks tegema, mis te arvate? Asi on selles, et eks see mõte on olnud, et kolid ära, aga ega see ei ole nagu lihtne. Kuidas sa jätad kodu? Taha nagu ära kolida, et see väike lootus on, et äkki see kaob ära, see jura, et see lootus, aga nüüd ehitatakse sinna veel lähemale väga suured, et 250 meetrit kõrged ja veel kõrgemadki juba, 270, 290 täiesti lähedal, et siis on ainukene võimalus, et kolida ära, et siis ei ole üldse võimalik, et kui need tuleks veel juurde ja see ei ole võimalik seal ühtegi tundi viibida seal, kui see uus park käima pannakse, seal ei saa. Kui juba praegu, eks ole, on raske. Praegu on üliraske, ütleme, praktiliselt kannatuste piirid on ja kõik on praktiliselt ületatud, ütleme, aga kui see läheks veel hullemaks, siis on, ütleme jah, siuke esimene hetk põgeneda sealt, siis ma saan Jürisse minna, seal elamiskoht, aga üldse Eestist ära on ja. No kui me arvestame jah, et kui palju praegu on planeeritud neid, kui palju need planeeringuid ja kui palju neid kohti on Eestis laiali killustatud, see kaart on endal praegu silme ees, siis ega siin väga palju kohti ei ole, kuhu põgeneda, sest et Eesti piiris küll mitte. Sest et kui me võtame meie MTÜ-l on nüüd siis doktor Mariana Alves Pereira, kes on meie konsultant ja tema on öelnud väga selgelt, et 50 kilomeetrit on nende suurte tuugenite, siis see ohutsoon, kus tema lähemal kui 50 kilomeetrit ei elaks nii suurtele masinatele. Et kui nüüd võtta Eesti kaart ja vedada need 50 kilomeetrised ringid, siis ei olegi kohta, isegi Tallinn ei jää puutumata. Kui ka praegu on, siis tehakse sinna mingi muu jama ja veel hullem. Jah, eks seda ei tea, aga sina, Toomas, mismoodi sa oled mõelnud siis, kuidas nagu sa oled mõelnud, mida nagu edasi teha, et kuidas peaks nüüd, see ei saa ju lõpmatuseni jääda kehtima, et koerad tulevad lastele kallale ja urisevad ja hammustavad sind ja sa ei saa magada ja pea valutab ja see koertas oli õnneks praegu ühekorrane juhtum, aga ei muidugi paneb mõtlema ja kõige nukkram ongi asja juures see, et kuidas siis lähed ära, et see ei ole mingi paneelmaja korter Lasnamäel, seal on aeg, emotsioonid oma kätega ehitatud. See on kodu. See on kodu, jaa. Ma olen tuttavaks saanud need inimestega, kes selle maja ehitasid, kes on nende lapselapsed. Üks paraku meie seast nüüd Luule Savaruk lahkus, tema on selle maja ehitanud mehe venna tütar. Ma sain niimoodi temaga tuttavaks. Ajalooga maja. See on ajalooga maja, jah. Ja kuulus kunagi Roigu mõisakompleksi tegelikult isegi. Aga kui ma vaatan nüüd seda, mis nüüd meie ümbrusesse planeeritakse kõrvalvalda, Põhja-Pärnu valda, sest see Tootsi tuulepark asub kõrvalvallas, mitte selles vallas. Kui kaugel, me ei küsinud, kui kaugel see jääb sinust kõige lähim tuugen siis
Ja mina vaatasin alguses Google Maps'i järgi, aga seal oli vist kas mingi 15 tuugeni need vundamendid näha. Ja selle pealt ma mõõtsin, et on 8,9 kilomeetrit. Aga nüüd ma sain kaardi, kus on peal siis kõik need tuulikud täpse asukohaga. Ja nüüd tuleb välja, et ma olen sellest tegelikult 5,8 kilomeetrit. Kõige lähemas tuugenis siis. Sopi-Tootsi ja nagu meie valla poolt ju tuleb see info, et aga meie ei saa ju midagi teha, sest see ei ole meie vald, see on ju kõrvalvallas. Meie vald hakkab ka nüüd arendama neid, et mina saan ilusa 360 panoramvaate ilmselt lähitulevikus, et ma ei tea, see on hirmutav. No, see on nagu küüditamine, kui sa pead oma kodu maha jätma. Kuidas? Ma arvan, et see asi lõpeb üsna ruttu ära, aga see on minu arvamus, et see ei ole nendes... Aga mina näen nagu seda, et just, et tulebki rohkem nagu teavitada ja nagu just teadvustada neid probleeme ja kuidagi me peame jõudma selleni, et Eestis vähemalt sinnamaani, see on minu isiklik arvamus, et vähemalt sinnamaani tuleks seisma panna absoluutselt kõikide tuuleparkide arendused, kuni meil ei ole adekvaatseid pädevaid mõõtmisi. Eestis puuduvad selleks mõõteriistad, pädevus, kompetents, mõõtmismeetodid, et enda valla omadele mul ongi plaan teha ettepanek, et kui meil see pädevus puudub, aga me hakkame siia meie kogukonda planeerima tuuleparkisid mitu tükki, et äkki me ei teeks seda enne, kui me tegelikult teame, millega tegemist on. Mina ka ei tea ju. Ettevaatusprintsiip. Ettevaatusprintsiip, et see oleks ju nagu mõistlik, sest nagu minu enda ümberkaudsetest küladest on mulle kirjutanud täiesti võõrad inimesed, kes elavad minust mitme kilomeetri kaugusel, keda ma pole elu sees näinud. Kellel on samad probleemid? Ehk et see on pärast seda videot, mille sa... Jaa, pärast seda videot, jaa. 70-aastane vanaisa, kes ei kuule, neelab 2 korda päevas peavalu kohtusid. Tuli jumal appi. Et inimesed on tegelikult palju, kes... Aga keegi ei julge rääkida. Nad kardavad siis midagi. Kas nad oled sa aru saanud, mida nad kardavad? Tead seda sama, mida mina. Äkki mis teised arvavad? Mis teised arvavad? Äkki ma olen... Mina ei teadnud, et kellelgi veel on siukseid probleeme. No kuidas ma siis räägin sellest? Täna me seda tegelikult siin teemegi selleks, et inimesed saaks aru, et nad ei ole üksi, et see ei ole mingi väljamõeldis, see ei ole peas kinni, see on tegelik probleem. Ütleme, et Toomas, sinuga oli see lugu, et sina vist ju ei olnud midagi nende tuugenite vastu, sul ei olnud ju mingisugust seisukohta nendes või kuidas sinu seisukoht nendega oli? No, kunagi, kui oli veel rohkem vaba aega, siis ma pidasin internetiblogi Puhas elu. Ja see rääkiski otseses mõttes puhtast elust. See on ka üks põhjus, miks me maale elama kolisime. Kasvatad ise oma toitu, sa tead, mida sa sööd, e-ained, seesama, kuidas ütleme, mitte kasutada ravimeid ja medikamente, eks ole. Ja olin tuuleenergia pooldaja. Ma olen kirjutanud 2009 aastal blogipostituse. Ma praegu lugesin seda, ma mõtlesin, et kuidas küll? No sa ei teadnud siis sellest? Sest ma ei teadnud. Minu jaoks tähendas tuuleenergia keskkonnasõbralik, kuna ma ise püüdlen selle keskkonnasõbraliku elu poole igas mõttes, nii nagu tervise kui keskkonna, kui kodu ja toidu. Ja see tundus nagu, kuskilt on ju mingid infonopped olnud ilmselt, ega täpselt enam ei mäleta. Ja ma olen seal täitsa kirjutanud, et aga mis asja me jaurame siin mingite tuumajaamadega ja et nende plaanidega, et kuulge, et Eestis on... Teeme tuuleenergia. Meil on piisavalt tuult, aga ma ei kujutanud tollal ette, et tuuleenergia tähendab 38 250 meetrise tuulikuga elektriparki keset hajaasustust, kust jooksevad mingid elektriliinid. Algselt pidi Sopi-Tootsi tuulepargi ühendus tulema kõrgepinge õhuliiniga risti üle meie 2 küla. See jumal tänatud jäi ära. Ma ei tea, kust kohast ühendatud on. Ja tegelikult, kui Sopi-Tootsi tuuleparki hakati ehitama, siis ka ju vastu ei olnud. Me käisime vanema poisiga käisime vaatamas, kuidas ehitatakse. Me tahtsime näha, et ma tulin öösel kuskil sealt Türi poolt ja minu kodutee viib sealt Tootsist mööda. See on see Suigu-Tootsi tee. Ja siis on mingid vilkuritega autod, mingid asjad, kõik kamandati, kuhu te lähete. Ma ütlesin, et koju lähen, kell oli mingi 1-2 öösel.
ja siis tuli välja, et see tiivikulabasid toodi, see oli nüüd selle esimesele tuulikule, siis ma nägin need veosed ära, see oli, tegelikult oli see äge, see oli kolossaalne näha mingit 100-meetrist veost, neid on 3 tükki, vahepeal on saateautod, ees on turvaautod, see oli paarkümmend autot kokku, vilkurid kõik, äge oli, on ju. Ja siis me jäime, poisile rääkisin, me jäime mõtlema, et kuidas need sinna üles pannakse, kui läheme vaatame. Päris võimas, eks ju. On ju, ega selle hetke nagu tegelikult ehitati, sest minu jaoks jäi see ju Põhja-Pärnumaa valda. See ei puuduta ju mind kuidagi. Ja siis ühel hetkel abikaasa mul tuli vist äkki koertega jalutamas. Kuidas sa tead, et meie tee otsa pealt on 3 tuulikut näha? Ma ütlesin, mis mõttes nalja teed? Tule vaata. Läksime jalutasime, see 270 meetrit on mul see siuke L-tähekujuline sissesõidutee. Ja ma vaatan sealt oma maja suunas ja ma vaatan, et paistavad tuppa või koju ära. 3 ventilaatorit seal, et kust need nüüd siia said? Ja täna on mul niimoodi, et kui mul sissesõiduteest vaatan niimoodi täpselt otse maja suunas, et maja on niimoodi risti, on ju, siis esimesed tuulikud jäävad majast vasakule suure kaarega, maja tagant läbi, lastetoaknast mööda öösel need vilkuvad tuled paistavad, see pimedav kardin on ees ja viimased 1-5 tuulikut jäävad siis paremale poole maja. Ma olen otse põhja suunas nendega. Minu maja on ehitatud peaaegu ida-lääne suunalisena, sest vanasti, kui seal talusid ehitati, peeti neid ilmakraade nagu väga oluliseks. Ja siis ma sain aru, et kuidas ma seda siit nüüd näen. Siis ma esimest korda filmisin seda või tegin pilti või et see pidi Põhja-Pärnumaal olema, et miks nad minu ukse taga on. Et siis jõudis reaalsus kohale alles. Siis, kui olid tegelikult esimesed tuulikud püsti need labad küljes. Siis said aru, et mis nüüd toimub. Ja. Üks asi mul tuli meelde, et sa oled ka tegelikult ju postitanud sotsiaalmeediasse salvestust. Seda heli, sul oli võimalik seda heli. Selgita natuke, mida sa täpselt salvestasid sealt ja millega sa seda salvestasid? Ja, ma olen 2 korda salvestanud ja ma olen üritanud kuidagi, kuna ma ise tegelen heliga ja helisalvestusega, mul on need vahendid olemas, mul on stuudio olemas, et siis ma mõtlesin, et kuidagi inimestele näidata, et ma ei mõtle seda välja. Et see lennuk lendabki siin. Siis tavalise telefoniga tegid, sul oli mikrofoni valid küll kuidagi? Ma esimese salvestuse tegin niimoodi, et tuul oli täpselt tuulepargi poolt. Ja mul on see torusaun. Ja kui ma olin selle torusauna tuulepargi vahel, siis ma leidsin sellise nurga, et tuul ei puhu peale. Ja ma kasutasin Zoomi digitaalsalvestit, mis on mõeldud live-kontsertide salvestamiseks. Ta on korraliku kvaliteetse mikrofoniga, ma salvestasin maksimum helisagedusega, et detaile ei ole mõtet rääkida, et see on helispetsiifiline. Ja siis ma läksin... Aga see oli kuulda, see oli ülesvõetav, kuuldav heli, 6 kilomeetri kauguselt siis. Telefoniga filmisin lihtsalt samal ajal kõrvale neid vilkuvaid tulesid. Ja tegelikult see oligi niimoodi, et ma käisin spetsiaalselt seal Tootsi tee ääres kuulamas seda heli, on ju. Ja siis ma mingil hetkel, kuidas see sama heli mul koduhoovis, et kuidas 6 kilomeetri kaugusel. Ja siis ma läksin ka õue, pime oli õues ja ma läksin filmisin, et kuulge, ma kuulen seda sama heli, mis ma kuulsin Tootsi külje all, et kuidas võimalik on. Vaatad veel seda flight radarit, vaatad ühtegi lennukit ei ole pea kohal. Siis mõtled uitajatega, lennuk võid juba ammu üle lennata, et miks ta siin tund aega mul juba lendab. Siis ma läksin tuppa ja ma kutsusin naisega õue kuulama, et kuuled. Kas sina ka kuuled, jah? Kuulis. Ja siis ma salvestasin. Ja ma panin selle asja arvutisse, ma panin selle telefoniga filmitud videopildi ja siis selle digitaalsalvestiga tehtud helifaili kokku. See on veel selline salvesti, mis salvestab heli 180 kraadi, ehk siis ta salvestab, tal on 3 mikrofonid, salvestab ette ja 2 poole külje peale. Ma tegingi panoraamsalvestuse selles mõttes. Ja siis ma lasen inimestele kuulata, kui ma selle postitasin ja inimesed ütlevad, et see on see sama heli, et ma nii hästi kuulda. Siis ma mõtlesin, et kuidas ma veel paremini saaks. Ja siis ühel päeval, kui ma jälle kuulsin, et mõni päev on ta vaiksemalt kuulda, mõni päev ei ole üldse. Sõltub täpselt tuule suunast. Nüüd ma olen seda täheldanud, ennem jälle ei osanud aru saada. Täpselt nii, nagu need magamatused ja need sõltuvad tuule suunast. Kui on tuulepargi poolt, kui jääd alla tuult nii-öelda. Ja
või kui on tuulepargi poole, siis on jama. Lennuk lendab ja jama majas. Et kui tuulepargi, kui sina oled nii-öelda ülespoole tuult ja tiivikud on sinu poole käivad, siis on müra rohkem või? Sarnane. Kõik, ütleme niimoodi, et müra osas ma ei tea, aga nüüd need magamatused ja see tõsine zombiolek ja kõige hullem on siis, kui tuul on otse pargi poolt meile. Sest ta tuleb mulle maja niimoodi, ta tulebki täpselt mulle niimoodi. Jah, risti. Mitte see müra, vaid see infraheli. See tuleb kõigest läbi. On ju. Aga kui nüüd tuul puhub täpselt tuulepargi suunas, siis on ka see, et ärkad hommikul üles magamata väsinud. Aga kui tuul on niimoodi pikku pidi, nagu pikki seda tuuleparki, midagi. Ehk et on ikka mingid olukorrad, kus see ei häiri ja on olud, kus ta väga häirib. Ja huvitav, et kas nad nendest modelleeringutes ka seda nagu arvestavad siis, kui nad niisuguseid asju seal modelleerivad, ütlevad, et kõik on. Sest modelleeringute järgi on kilomeetri raadiuses on kõik enam-vähem tips on topsen. No kas see, ma olen nüüd aru saanud, et see tuuliku kondel, mille küljes on nüüd see rootor, eks ole, see ju pöörab ennast vastavalt tuule. Ja see käib ju, see nii-öelda lükkab ennast tuulde keerab. No, aga nüüd, kui see tuul on mitte tuulepargi poole, vaid on nii pidi, siis selleks, et ta kinni püüaks, ta ju keerab minu majast need tuuliku labad ju eemale. Heli läheb teises suunas hoopis ju. Võimalik, ma ei oska seda. Ma arvan, et ma ei ole ka ekspert. On ju. Et kui ma seda päevikut, ma täna lihtsalt huvi pärast hakkasin oma päevikut lugema, nagu ma olen 13. detsember 2024 on esimene sissekanne igapäevaselt, kellaajaliselt, kuupäevaliselt, nagu rutiiniks võtnud. Hommikul õhtul, kui on vahepeal mingeid asju. Ja siis vaatadki niimoodi, et õudne hommik, veel õudsem hommik, täiesti tavaline. Jälle täiesti tavaline. Siis üks päev nädalas on kuskil hea või kuidas ta... Täiesti sõltub ilmast. Seda ei saa nagu selles mõttes üldistada, et üks hommikul läksin välja, tegin videot, vaatad, et huvitav, et mõnus hommik, päike vaistab, et -6 oli õues. Jube vaikne. Ise ka puhanud. Täiesti tavaline. Sel hommikul, kui sa ärkad nagu üles niimoodi puhanuna ja nii nagu tavaliselt, siis sa ei mõtle nagu selle peale. Siis ongi see normaalne olemine. Siis silmanurgast vaatad, mõtled, et huvitav, et miks need ventilaatorid ei tööta? Terve tuulevark seisis. Nii vaikne oli. Ma veel videos ütlesin ka, et vaata, näita mitte üks oks ei liigu ja siis vaatad nüüd. Aga tuugenid ka seisavad? Seisavad. Teinekord oli siin, see oli kuskil selle enne jõule, meeletu torm oli. Ja kui ma nüüd võtan selle järgi, et kuidas see tuul puhus, kuna mul see sissesõidutee on nüüd L-täht, siis ta puhus selle L-tähe nagu seda pikku pidi, ehk ta puhus täpselt tuulepargi suunas. See oli nii meeletu tuul, et ma tulin õhtul töölt koju, ma ei jõudnud auto ust lahti teha. Tuulepark seisis. Ja nad ei saa mingisugune... Ja täiesti normaalne olemine oli. Mitte midagi on, et noh... Ehk et ikkagi seos on olemas. Ma nüüd järjest rohkem, kui ma oma päevikut loen... Kui see jaam töötab, siis sa võid... Sa oled kirja pannud kõik need, kui ta töötas, ei töötanud, sa saad nii-öelda... No ma ei tea ju, kas ta töötas või töötanud, et iga kord... Ei, no selles mõttes, et sa ju visuaalselt saad kui ma olen näinud, et... Seisavad, siis sa paned kirja selle. Ehk et inimesed ka, kui te vaatate ja kuulate ja te olete selliste analoogsete sümptomite või probleemidega, siis kirjutage üles need asju pärast, te lihtsalt ei pruugi mäletada. Et need asju on hea pärast, kui on vaja kas arstile selgitada või et teha mingisugused järeldusi, siis on hea sellest endal nendest märkmetest vaadata järgi. Et, Robert, kas sina oled ka teinud mingeid märkmeid või sa pigem mitte? Ei ole jah teinud, et muidugi oleks need algusaja märkmed. Päris huvitav praegu vaadata. Jah, sest ma muidugi see on Facebookis kunagi kirjutasin ka, et kas keegi on midagi ka sihukest kuulnud või midagi sihukest asja, siis kui ma uurisin neid, aga mul see Facebooki konto pandi üldse kinni, seal oli liiga palju oli jälgijaid ja liiga palju infot, et see sul pandi kinni Facebook pandi niimoodi kinni, et mina sinna enam sisse ei saanud. Üldiselt, et mis ma nüüd veel ütleks siia lõpetuseks, et
kindlasti ei peaks eesmärk olema see, et nüüd tavalised inimesed omavahel veel rohkem läheks nagu riidu või kuidagi niimoodi, sest ühed kannatavad selle tuuliku all ja teine ütleb, et ei ole häda midagi, on ju, sest kõik see asi on ikkagi see rohepöörde teema, ütleme, rohepööre oleks väga hea asi, kui ta oleks õieti kõik tehtud sellest tagasi, aga see on nagu rohepöörde sildi all maailma ümberkujundamine. Alati öeldakse selle peale, et kui te ei taha, et oleks need tuugenid, eks ole, aga elektrit on ju vaja. Mis oleks teie arust lahendus nende tuugenite asemel? Mis te olete mõelnud selle peale? Milline võiks olla see energia tootmisviis? Noh, ma olen selle peale mõelnud ja mida näiteks öelda inimesele sellisega, kui ta ütleb, aga kus me siis ma lugesin hiljuti ühte artiklit, see võis olla Äripäevast või Postimehest, arvamusartikkel mingi ja seal see inimene, ma ei mäleta nüüd, kes oli see meesterahvas, ütles, et seniks, kuni ei ole, ma nüüd parafraseerin selles mõttes, ma nagu ei mäleta täpselt. Tsitaati ei mäleta. Jah, aga ühesõnaga, et seniks, kuni ei ole meil leitud mingit head alternatiivi, et tuuleenergia ei ole kohe kindlasti see. No juhuelekter. See on juhuelekter just nimelt, et kõige keskkonnasõbralikum, kõige rohelisem on kasutada energiaallikat, mis on Eestis koha peal olemas. See on põlevkivi. Meil on olemas tänapäevased põlevkivijaamad, nagu ma olen teada saanud. See on väga huvitav maailm, et nüüd on tekkid ju hasart, et hakkad ise ka uurima. Et neid põlevkivijaamu on juba katsetatud ja ehitatud, nad on siis nagu efektiivsemad, nad suudavad rohkem energiat saada kätte sellest põlevkivist ja nende CO2 jalajälg on palju väiksem, sest see töödeldakse jälle ümber mingiks siis. Põletatakse puhtamaks. Põletatakse puhku, jah, need sellised. Aga Robert, mis sina arvad, milline võiks olla? Ma olen sellega nõus praegu, mis rääkis, et tähendab, et üldiselt mis peaks saama nagu elustiiliks, me peaks üldse mõtlema seda, et nüüd viimased 100 aastat on alles meil saanud nagu enesest mõistetavaks, et meil on nagu see elekter, meil on suured autod, kõik need sellised ülimugavused, see on ainult kõige rohkem nagu viimased 100 aastat on see olnud, aga kuidas siis inimesed on elanud 1000 aastad ennem, kui ei ole üldse mingit elektrit, kas nad siis kogu aeg vigisesid, hädaldasid ja tagusid peaga vastu puud, et elektrit ei ole. Nad elasid täna ka elektri vajutad, kui elekter on olemas. Et tegelikult, et me saaks seda kõike vähendada, et meil ei ole üldse vaja nii palju seda elektrit. Tegelikult, me võiksime tagasi minna loodusesse. Selles mõttes, et me oleme niivõrd, tegelikult see kõlab võib-olla naljakalt, et mis see tähendab tagasi loodus, et lähme koopasse tagasi. Võib-olla mitte nüüd koopasse tagasi, aga see võõrdumine loodusest ja mõtlemine, et meie inimesena võime teha, et me oleme tehnoloogiat ja teeme asju, aga vaatake sellega, mis see lugu, et loodus saab ilma meieta väga hästi hakkama, aga meie ilma loodusest hakkama ei saa. Ehk et see on see mida mina näen, et selline meeletu metsade mahavõtmine, selline üleolev suhtumine, selline nagu asja, et see on, mul on ausalt nagu valus seda juba vaadata, sest et see on kuidagi mõtnud mingist haiguslikud mõtmed. Aga et nüüd sellise saate abil nüüd võib-olla saab siis kokku ühendada neid inimesi, ütleme, kes mõtlevad teistmoodi, mitte ainult see tuuliku teema, vaid üleüldiselt, sest varsti on mingi uus jama, kui see teie nüüd võitlete, et tuulikuid ei tule rohkem, küll nad leiavad mingi uued jama, millega teada. Eks seda on võib-olla seda, mis ma siin kuulsin, kui me oleme käinud nendel erinevatel valdades siin koosolekutel, kus inimesed on rääkinud, et siin võib juhtuda, et sellest tuugeni teemast võib saada selline järgmine meie laulev revolutsioon, kus inimesed saavad jälle kokku üheks. Praegu ma tunnen ka seda ju eraldatust või sellist nagu polariseerumist ja sellist nagu rohkem nagu indiviidiks olemist, et ei ole enam sellist koos olemist, nagu mina olen selle
te olete kõik läbi elanud selle, eks ole, selle ärkamisaja, nagu minagi. Ja sellist sükst nagu energiat, koos olemise energiat, nagu mina ei ole väga ammu nagu kogenud, aga nüüd kas või seal, eks ole, kui sai käidud Põltsamaal ja kui need inimesed tulevad kokku, need oma Eesti inimesed, et kahju on, et me peame laua taga rääkima ka oma Eesti inimestega, aga nad on nagu siis seal nagu, nad nagu on nagu selle teise poole nagu esindajad, ja sealt tekib see polariseerumine, et tekib see vastandumine. Et võib-olla ka siin nagu lõpetuseks äkki siis, et tõesti, et tasuks nagu ikkagi kuulata oma inimesi ja mitte nüüd ei ole nagu vist väga mõistlik selliselt üle sõita, et nüüd see karikas vist hakkab vaikselt täis saama, et kus inimesed tulevadki välja, et see ei ole nüüd mingisugune imeasi, et miks nüüd siis, eks ole, Põltsamaal inimesed on kurjaks saanud, see on kõik kuhjunud, see on kumuleerunud, kõik erinevad need sigadused, mis siin on korda saadetud. Nüüd see... Ja seda kõike mõjutab kindlasti seda ka, et ma nendel koosolekutel ise käinud ei ole lihtsalt, ei ole aega sellisteks asjadeks. Aga ma olen vaadanud järelvaatamisest neid, keegi on jälle kuskil ülekannet teinud, on ju. Et siis, no ma julgen väita, et 100% igal pool. Ütleme igaks 99. Et need koosolekuid, need arutluskoosolekuid, neid üritatakse teha võimalikult salaja. Inimestel ei ole infot. Ma ise üritasin valla lehe pealt leida infot nüüd detailplaneeringute kohta. Mina, kes ma oskan arvutit kasutada, ma jäin hätta, pean tunnistama. Ma leidsin sealt mingi, kellelegi hakatakse puurkaevu ehitama detailplaneering ja siukseid asju on ju. Et see info levib inimestel nüüd suust suhu. Inimesed saavad teada, et kuule, täna on mingi koosolek või homme on mingi koosolek või mitte kuskil ei ole, et valla lehe peal on mingi või valla teatajas on avalikult, et kuulge, nüüd on see koosolek. Et see on nagu üks pool. No minu arust viimane ehe näide minu jaoks oli see, et kui nüüd oli ju Läti poole peal koosolek, kuhu olid oodatud eestlased, sest ta on nagu piiriülene mõju ja nad olid valmistanud selle ette niimoodi, et kõik ettekanded on paralleelselt eesti ja läti keeles. Aga Eestis ei olnud ju selle kohta infot. Mitte kuskil. Ma guugeldasin selle tuulepargi nime järgi, piirkonna järgi. Mitte midagi. Nagu kuidas need eestlased tulevad siis sinna? Nagu meil kohapeal Eestis tehakse täpselt samamoodi. Et 1-2 inimest teavad. Need on need, kes elavad nii ütelda mõjualas, see on siis see mingi 1 kilomeeter äkki. Neid teavitatakse. Kuni 3 kilomeetrit sõltuvad. Kui on üle 250 meetri, siis on 3 kilomeetrit. Alla selle siis on... Aga infot ei ole. Nad nagu... kardavad teha neid koosolekuid avalikult. Ja kui nüüd tuleb juba see koosolek, siis minul on jäänud see mulje, et see koosolek tehakse nagu siis, kuhu ka inimesed lõpuks pääsevad, kui tegelikult on kõik asjad otsustatud. Eks ta paistabki välja pigem sellise linnukese kirja panemisena, nagu siin on olnud juttu, et kuna protseduur näeb ette. See on nagu Soomes nagu sama, et ma jälgin ka nagu Soome asju kogu aeg ja siis üks mees rääkis, et lihtsalt nagu naljakas on see, et ta küsis, et kas seda koosolekut ei tulegi nagu see tuuliku, seda, kus seda siis arutatakse, et tuulikuid juba ehitatakse, et kas sellist koosolekut ei olegi siis, et seda arutada. Ja siis öeldi, et see on teavitatud, aga mitte ühtegi inimest ei tulnud kohale. Ja siis ta küsis, et kus kohas see teavitus oli, et ta läheks, vaataks selle siis üle ja kuidas ta seda ei näinud. Ja see teavitus oli, on ju. Eesti lehes? Ei olnud, on ju. See oli siis seal nende mingis valla piirides mingisuguse maja seina peale löödud paberileht, mis ei olnud üldse seal kuskil, kus inimesed käivad. Metsas puu taga? Ja umbes nii, et see on nagu kuulutus on seal üleval, et seaduse järgi peabki olema, et peab olema nagu avalikus kohas kuulutus üleval, aga kuulutus oli, aga mitte ükski inimene, võib-olla mingid oravad nägid seda, aga mitte inimesed, ja siis ehitati need valmis on ja siis mees ütles, et ka, et ta on nördinud ja nagu, et magada ei saa, üks video on YouTube'is, Neid on palju, neid videoid on palju, kus inimesed on oma lugusid rääkinud ja ka meie see doktor Pereira, kellega ka eile oli vestlus meil,
ta oli just lõpetanud 4-tunnise vestluse kellegi kohalikuga, kellel on samamoodi Portugalis on probleemid, üks pere, siis ta abistab. Et need probleeme on üle maailma, aga jah, miskipärast on see jäänud. Ja võib-olla, mis oleks ka siin lõpetuseks võib-olla mõelnud, et kui inimestel on see talumise tasu nagu võetakse vastu, siis ma nüüd ei tea, kuidas see juriidiliselt on, aga võib juhtuda vist niisugune asi, et kui seda talumistasu hakata vastu võtma, siis sa annad justkui ära õiguse igasugusele kaebuse esitamisele, et sa saad ju talumistasu, et sul ei ole nagu põhimõtteliselt põhjust kaevata selle pärast. See on nagu minu arusaam praegu, et ma ei ole kindel, kas see korrektne on, aga võib-olla peaksin nagu tausta uurima, et kes ennem neid asju hakkavad vastu võtma, et pärast võib juhtuda, et sa pead ära kolima, aga kuna sa võtad talumistasu, siis sa ei saa mingisugust hüvitist, kui asjad nii kaugele peaks minema. Ma mõtlen selle talumistasu peale just, et nagu kui suur siis peaks olema see summa, et ma nüüd taluks seda. Seda, et ma ei saa magada. See on nüüd jah teine küsimus, eks ole. Selles mõttes, sa elada ei saa, mis selle rahaga teed, see ei asenda seda magamatust. Sa maksad mulle, ma ei tea, iga kuu mingit kompensatsiooni või taluvustasu, nagu ma ei saa ikka magada ju. 300 eurot aastas. See võib olla 3 miljonit aastas, aga ma ei saa ikka magada ju. No siis selle raha sa saad osta juba endale elamise. Teise kohta ja ma ei taha. Absoluutselt, siin tekib juba teistpidi probleem. Et see on nagu siukene musta huumori valdkond. Aga me vist peaks otsa oma kokku tõmbama. Mis te siia lõppu veel tahaksite öelda omalt poolt? Ütleme jah, et näiteks tänane öö või eilne öö ütleme, et lihtsalt ei saa magada. Ma olen nagu siin ka haigutanud kogu aeg, ma lihtsalt vaatan, et ma jälle haigutan, et praktiliselt töö läbi üleval, et hommikul natuke aega nagu niimoodi, aga siis on ka niimoodi, et see on üks lühikesed tsüklid, et niimoodi korraks jääd ja siis natuke aega ja siis oled jälle üleval ja siis niimoodi. Sa tulid täna Jüürist, sa ei tulnud täna Jüürist, sa tulid täna sealt Maagudest, jah? Rihulist. Et kes peaks nagu jah, ütleme siin pidevalt aastast tsükse asjaga nagu see ei ole nagu kindlasti mingi elu ja keegi on siin rääkinud, ma tean, mees sa räägid, et mul ka kombain niitis vilja, tead 2 päeva, tead, ma ei saanud üldse magada, aga see 2 päeva pole üldse mingi probleem, et aga kui sa ei saa nagu aastast aastasse. No sul on ju üle 10 aasta juba ju. No enam-vähem jah, et ma ei ole jah niimoodi täpselt neid lugenud neid aastaid. Aga... Ja lahendus võiks olla siis selline, et näiteks ööseks paneks need seisma need tuugenid, saaks vähemalt magada, on ju. Kas või näiteks siuke võiks lahendus olla? No see oleks kindlasti abiks. Nad seisata ööseks. Jah, ütleme jah, et siis sul keha saab nagu välja puhata, et ütleme, kui sa päev läbi selle all kannatad. Isegi WHO näeb ette 8 tundi und, segamata tund, et see võiks tegelikult täitsa argument olla. Ja sina, Toomas, mis sa lõpetuseks võiksid öelda, mis sa arvad veel? Ja mõtlen ikka seda, et vaata, kui ma ei tea, tehakse mingi uus auto või siis on kõik need turvalisuse testid ja küll kutsutakse autosid tagasi, sest mingi kuskilt on üks polt puudu, nagu see, ma ei tea, Kiial vist oli või. Et enne kui me hakkame, ma ei tea, see on kõikidele mingi omavalitsuste otsustajatele minu arust või et enne kui me hakkame neid tuuleparke üldse siia planeerima, tuleks alustada nagu A-st ja B-st, ehk siis 2 olemasoleva tuulepargi, Sopi-Tootsi, Saarde, 2 suurema, ütleme siis niimoodi. Teeme nüüd ära need adekvaatsed mõõtmised. Mis seal tegelikult toimub? Mis seal tegelikult toimub, sest inimesed ei kurda niisama, aga me ei saa seda ka kuidagi tõestada. Ja puudub võimekus seda tõestada. Jah. Et minu arust on asju alustatud valest otsast, et me teeme valmis ja kui siis mingi probleem on, no, siis hakkame vaatama, mis me teeme. Et tegelikult tuleks alustada sellest, et mujal maailmaski puudub ju kogemus nii suurte, nii massiivsete tuulikutega. Need on üsna harvad, kui nii lähedale pannakse küll, jah. Need on sisuliselt meretuulik, mis on maismaal. Et asju tuleks alustada nagu planeerimisel õigest otsast. Aga härrased, ma tänan teid. Ma arvan, et me kohtume veel, et see teema ei lõppe nii kähku, et neid kogemusi tekib ja neid lugusid on teil kindlasti veel rääkida, mis täna siin ei jõudnud. Aga praeguseks aitäh teile ja kohtumiseni. Kohtume. Täna siis 25. jaanuar. Jällegi nädal aega pärast seda esimest või seda salvestust, mis me tegime.
18 jaanuar siis. Meil oli siis jah, 2 inimest seekord. Olid Toomas ja Robi. Toomas oli siis Tootsi tuugenipargi lähedalt ja Robi oli siis teisest Eesti kandist sealt Virtsu külje alt, jah. Ja Virtsu külje alt ja Toomase kodu jäi siis 6 kilomeetri kaugusele lähimast ja Virtsus siis oli 20 kilomeetrit Roberti kodu siis. Ja mis nagu väike parandus siia sisse oli see, et seal ei olnud mitte 10 tuugenit Virtsus, vaid Virtsus on 26 tuugenit. Erineva võimsusega, ma saan aru ja, siis, jah? Just, et seal on erinevatel aegadel nad püstitatud. Et see oli saates sai natukene valesti öeldud, ei olnud, kahjuks ei teinud korralikult eeltööd nende arvude täpsustamise osas, aga siin me saame seda niimoodi nüüd tagantjärgi siis veel täpsustada, et selleks ei olegi. Aga jah, kokkuvõtvalt siis, et inimesed, kes seal siis meil rääkisid, on järjekordne näide sellest, et see on probleem, mis on tuugenite ümber toimuv ja see probleem ei ole ainult siis Saarde vallas, vaid et see on tegelikult üle Eesti. Tänaseks juba on ka teada veel inimesi, kes on Tootsi kandis tegelikult probleemiga. Me teame, et on tulemas ka veel üks salvestus, aga see ei ole nagu meie tehtud. On varsti välja tulemas, kas on inimesed siis on ka üle 10 kilomeetri kaugusel kurdavad samu probleeme, nii et asi süveneb. Ja mis siis veel, et Toomase puhul ja ka Roberti puhul on see, et inimesed on soovinud elada vaikses looduses ja tänaseks hetkeks on see kujunenud ütlegi üsnagi sükseks omamoodi katsumuseks, et vaikusest on seda sa saad ainult niimoodi vahest, et see ei ole enam iseenesest mõistetav, et sa oled metsas ja et sul on vaikne, et elad eemal linnast, aga jah. Mis sina siis sellest arvad, Reiksest, mis me tegime läinud laupäeval? Info oli hea, mis ma oma tähelepanekult võin siinkohal öelda, on see, et minu tundlikkus infraheli suhtes on oluliselt kõrgem kui sinu oma, sest et ka mina tundsin, kuigi need tuugenid, mis meil kaugel nad olid meist, kus me filmisime? Me filmisime, see oli 15 kilomeetri kaugusel. 15 kilomeetri kaugusel ja mul oli paha olla. Mul oli vererõhk kõrge ja mul oli ka pulss väga kõrge, mis siis, et ma põhimõtteliselt seisin lihtsalt kaamera taga ja ei teinud mitte midagi. Mul oli pulss 100 ja 105 vahel, mis on... Kuidas sul kodus siis tavaliselt on? 67 kuni 75, kuskil seal vahel, kui ma mitte midagi ei tee, et... Kuidas see on ikka täitsa arvestatav, see on päris arvestatav erinevus. Jah, aga ta mõjus selles mõttes nõrgemalt, et järgmine päev mul ei olnud nii paha olla kui peale Saardet näiteks. Et seal ikkagi distantsil on mingisugune vahe. Ei olnud ka väga pikalt selles keskkonnas. Et see on nii. Mis siis veel kokkuvõtteks sellest väga pikalt võib-olla seekord ei tee, et neid vestlusi tuleb ilmselgelt meil veel. Inimesed on nagu aru saamas või on nagu seda pilti kokku panemas ja kui siin nüüd keegi tuleb nagu süüdistamas, ma ei tea, meid hirmutamises või mingisuguses muus väärinfo levitamises, siis ma ütlen teile, et see on kõike muud kui väärinfo, et need inimesed, kes räägivad, nad räägivad nendest oma kogemustest, mis siis on tekkinud pärast nii-öelda nende jaamade käivitamist ja siin meil ei ole põhjus siin midagi luua, ei ole soovi ennast avalikult täis teha, vaid me näitame need asju nii, nagu inimesed on seda meile siis rääkinud ilma ise midagi juurde lisamata sellele ja midagi ära võtmata. Nii ta kipub olema, jah. Aga mis siis edasi? Edasi, eks siis nagu elu näitab, mis nagu saama hakkab, et on näha, et Eesti rahvas on see teema ikkagi kõnetab. Küsimusi esitatakse, teravaid küsimusi esitatakse ja õigeid küsimusi esitatakse ja vastuseid justkui ei ole. Vastuseid justkui ei ole või kui tulevad, siis need vastused on juba kas kasutades sellist demagoogiavõtteid või siis on tõepoolest see vastaja lihtsalt ei ole oma ülesannete kõrgusel, kui ta neid vastuseid püüab anda. Ei hakka siin nimeliselt siin välja tooma, aga ikkagi see läheb ikka päris kõrgete ametnikeni välja, kus on näha, et ei ole seda teadmist tegelikult veel nagu jõudnud.
et eks selle teadvustamisega tuleb tegeleda, sest probleem on suur. Me ei saa lasta, et me teeme need asjad, et lubame ilma ühtegi piuksu tegemata kõik need asjad valmis teha ja siis hakkame tagajärgedega tegelema. See on oluliselt kallim ja loodust kahjustavam, kui me suudame sellele nii-öelda mingitki moodi, ütleme siis omalt poolt nagu anda, et toimuks see diskussioon ja toimuks siis see arusaamine. Üks asi veel võib-olla, et kui meile räägitakse sellest diskussioonist, kas siis valla, kohaliku omavalitsuse tasemel, siis jääb selline mulje, et meid üritatakse justkui kuidagi marginaliseerida või et diskussioon seisneb selles, et kuulatke nüüd ära, mis me teeme, et ei olge vait ja meie nüüd teeme selle ära, meie teame, mis on teile hea. Ehk et see ei ole diskussioon. Diskussioon on ikkagi see, et kus me kuulame ära teise poole, ei hakka siin süüdistama teist poolt mingite hirmutamistega, vaid meie siis, meie, see on nii kahju, et me peame ütlema meie, see on nagu meie ja teie, see on jälle polariseeruv, aga hetkel on nii. Me oleme püüdnud nagu selgitada neid asju, me oleme püüdnud näidata neid probleemseid kohti läbi teadusliku, kõik, kas või see MTÜ tegevus looduse inimeste eest, kõik need väited, mida me oleme väitnud, on teaduslikult tõendatavad. Siin ei ole mingisugust oma loomingut või mingisugust arvamist. See on see nii-öelda see värskem teadus, millele siis peaks ka meie riik tegelikult tuginema. Aga jah, eks siin on suured rahad on mängus ja siin on huvid on mängus ja sellepärast on ka see, ütleme, see probleemi tunnistamine on keeruline. Loomulikult siin tekivad ka teised nüansid, kui seda probleemi hakatakse kohe niimoodi tunnistama, sest et osad jaamad on ju püsti pandud, osadel inimestel on juba tekkinud tervisehädad, et sealt tekib ka siis ju õigustatud nii-öelda hüvitise nõue justkui, mis tähendab, eks ole, rahalist. Kohustus juba, jah. Jah, et need asjad on nagu, ütleme, üsna nagu keerulised, siit nagu aru saada, et kuidas nagu edasi teha, aga selge on see, et praeguste andmete juures ja praeguse teaduse juures, kus me oleme, me peaksime pidurit tõmbama. Me peame tegema sellele asjale pausi, vaatama, mis nüüd tegelikult toimub. Mõõtmistest, mis puudutab nüüd mõõtmisega, kui me räägime mõõtmistest, siis mõõdame ära ja edasi. Me saame mingid andmed, aga me ei oska keegi täna öelda, isegi meie ekspert, doktor Pereira, kellest me ka oleme nüüd siis tänaseks juba avalikustanud, ka tema ei oska täpselt ja tema tiim öelda, kus kohas jookseb see nii-öelda ohutu piir, ohutu kogus, ohutu aeg, eks ole, sellises keskkonnas siis, et veeta. See on veel omakorda sagedused, omakorda veel muud nüansid, mida peab arvestama, et kuidas see asi kõik kindlaks teha. Hetkel ei oska sellele isegi mõelda, et kuidas sellist asja alustada või selgeks teha. Selge on ka see, et need standardid, mis on näiteks Venemaal välja töötatud, need puudutavad ainult sellist, ütleme, tonaalset müra enne siis kui olid kasutusel suured tuugenid. See puudutab siis laevamootoreid, muid selliseid tehnika asju, mis tekitavad sellist just siis nagu tonaalset infraheli. Ja üks asi veel, mida võib-olla peab kindlasti siin ka mainima, on see, et tänase päevani, tänase 25. jaanuari 2025 seisuga jätkuvalt räägitakse meile infrahelist, mida võrreldakse laine kohinaga, tuule sahinaga, ja et siis külmkapiga ja juuksefööniga mõnel puhul, et need veel kord, et need on täiesti erinevad asjad, see on nii nagu võrrelda apelsini ja siis, ma ei tea, sidrunit, eks ole. Jah, ühine nimetaja, et nad on, või tsitrused, aga nad on tegelikult ju täiesti erinevad, et täpselt samamoodi on ka sellest infrahelist nagu on vaja aru saada, et me ei räägi tuulikute puhul sellise tonaalse heliga, me räägime seal ikkagi impulsheliga, mis on oluliselt häirivam tänaseks hetkeks ka välja mõõdetud siis tasemete juures, mis on oluliselt madalamad kui siis ette nähtud. Siinkohal täname kõiki, kes vaatasid filmi, olge hea, jagage seda, siis see info jõuab rohkemate inimesteni, kes on siis silmitsi antud kas juba probleemiga või tuleva probleemiga. Just, et minu poolt ka kõik aitäh teile, kes te olete vaadanud, kes on toetanud MTÜ-d oma tegevuses, siis minu poolt ka kõik ja eks me jätkame oma tegevust ja teavitustööd, siin muud varianti ei ole. Ja näeme järgmises. Praegu kõik.